tahaks liuelda. Sul hakkas? Ma mängin lendoravat. Nii armas punnsilm. Orav ja lendab, no ei ole võimalik. Ta on väga haruldane ja tegutseb öösiti, sellepärast sa polegi teda näinud. Ja pealegi ta ei lenda, vaid liugleb puult puule. Mis tal on siis need tiivad ka või? Tal on esi- ja tagajalgade vahel nahakurd. Maandudes tõstab ta saba püsti ja ajab lennunaha kummi. Ajab lennunaha kummi, tule eest ära, ma proovin ka. Lendoravat kohata on suur haruldus. Ehkki pabulad puu all kinnitavad, et ta on siin olnud. Viimaste aastate raadiotelemeetriliste uuringutega me oleme suutnud selgeks teha, et meie lendoravad, eriti emasloomad, on suhteliselt paiksed ja nad kasutavad vaid 3-4 hektari suurust metsaala. Lendoravale meeldib elada vanades metsades. Tema elu on seotud ka teiste liikidega. Nii näiteks valib ta koduks vana haava, millesse on õõnsuse teinud hoopis suur kirjurähn. Talveks teevad nad endale samblikest, sammaldest, heinast ja okstest mõnusa toakese. Lendorav tegutseb öösel. Lendorav on kaitse all 30. aastaist. Eestis on ta esimese ehk kõige rangema kaitsekategooria liik. Ja ometi on lendorava asuala viimase sajandi jooksul vähenenud nii Eestis kui ka mujal. Kui eelmise sajandi algul võis teda kohata Kirde, Edela ja Kagu-Eestis, siis tänavu on lendoravaid leitud vaid Virumaa haavametsades. Vanade metsade osakaal väheneb. Haavad raiutakse maha enne, kui neis kujunevad lendoravaile sobivad õõnsused. Ja elupaikade vahele on tekkinud lagedad alad, mida lendoravad ületada ei saa. Et õõnsuste nappust leevendada, on teadlased katsetanud erinevast materjalist pesapakke. Vähemalt ühte neist on lendorav viimaseil aastail kasutanud. Et lendorava koju ehk õõnsuse juurde pääseda, tuleb uurijail tõusta 20 meetri kõrgusele. Päris hea soe nahk selle ronimise peale, eriti kui palav ilm on. Aga samas seal üleval vaade on lendoraval päris ilus ümbruskonnale ja